Tere, mina olen Siis suvaline YouTuber. ja tänaseks teemaks on Beša, kindlustus ja kliimaministeerium. Miks? Sest sina viibid hetkel interneti ökosüsteemis ja mina olen uhke põhjakoristaja. Enne sisu juurde minemist tuleb loomulikult mõisted ära defineerida, nii et kes veel ei tea, siis kui mina ütlen Beša, siis see on mugavushääldus lühendist, mitte isegi lühendist, vaid initsiaalidest BSH, mis viitavad nimele Brigitte Susanne Hunt, kes on, ma ei tea, kas enda sõnul või teiste sõnul või objektiivselt, kurat seda teab, aga üks kuulsamaid inimesi Eestis. Meeldib see meile või mitte? Aga on. Kui ma ütlen kindlustus, siis ma pean seekord silmas autoga seotud kahte kindlustusliiki. Esiteks liikluskindlustust ja teiseks kaskokindlustust. Ja kui ma ütlen kliimaministeerium, siis tuleb välja, et ma räägin ministeeriumist, kelle pädevuses on muuhulgas liiklusseaduse tõlgendamine. Ma poleks elu sees osanud arvata, et kliimaministeerium on see ministeerium, kuhu ma pean kirjutama, kui ma ei saa aru, mida tähendavad sõnad liiklusseaduses. Nüüd, kuidas need kolm asja omavahel seotud on? Juhtus nii, et tegin oktoobris video pealkirjaga Beša versus Maljukas, kus ma andsin hinnanguid seoses Beša hagiga Maljuka vastu. Nendele, kes jätkuvalt ei tea, siis kaks kuulsat inimest omavahel. Üks on eelkõige tuntud blogija, teine on vähem sõnadega seoses tuntud, rohkem millegi muuga, mis iganes see on, ma ei oska seda defineerida. Ja seal tuleb välja on vastastikku toimunud solvamist, mis on selles mõttes kaunis, sest universumis peab kõik olema tasakaalus ja kusjuures vahepeal on Maljukas esitanud ka vastuhagi. Mina seda täna ei käsitle, aga kui teid see huvitab, siis andke kommentaarides märku. Hoiatan ette ära, et ega mul suurt sisulist seal arvata pole. Mul lihtsalt meeldib see vastuhagi kui osa juriidilisest strateegiast, sellepärast et see vastuhagi tähendab sisuliselt, et kui Beša võidab Maljuka vastu, siis peab Maljukas võitma ka Beša vastu, ehk kui Beša võidab, siis ta kaotab. Ja kuna ma pean sellist kuulsuste vahelist solvamishagide teemat suht mõttetuks ressursi raiskamiseks maksumaksja vaatest, siis mulle väga meeldib see, kui keegi sellise asja kaotab, lihtsalt põhimõtte pärast. Aga igatahes tegin selle video ja muuhulgas ütlesin seal hästi palju sõna kasko. Kasko. Ja sellega ma kutsusin kurja karja, sest samal päeval, kui ma olin selle video ära lindistanud või järgmisel, emba-kumba, varsti pärast seda ma sattusin ise ühte liiklusõnnetusse ja peaaegu oleks tekkinud minul elu esimene kaskojuhtum, sest sõbrad, kuradi koputame puidu peale, mida usakad vist teevad, mis me veel teeme, ma ei tea, soola vist saaks puistada kuskile, soola mul hetkel pole, aga nagu ma ei tea, higistan veits soola välja kehast ja loodan, et see hoiab ära selle, et ma nüüd sõnuksin seda kõike ära, aga ma ei ole seni oma elus veel olnud üheski liiklusõnnetuses süüdi. Kuradi pöidlad pihku, et ma nüüd ära ei sõnunud seda, aga väga-väga napilt oleksin jäänud seekord süüdi, olukord oli vaieldav ja lõpuks ma siiski võitsin vaidluse teise poole kindlustusandjaga, kes esialgu arvas, et teine juht ei ole süüdi ja mina oleks pidanud talle teed andma. Mina arvasin, et tegelikult oleks tema pidanud mulle teed andma. Ja siis tuli appi kliimaministeerium, kes vastas mu selgitustaatlusele nii hästi ja nii põhjalikult, et kui see poleks korruptiivne, siis ma reaalselt saadaks sinna mingisuguse veinipudeli või midagi sellist. Kuna ma ei taha, et keegi mind korruptsioonikatses süüdistada saaks, siis ma ei hakka veinipudelit saatma sinna kliimaministeeriumisse, aga tahan südamest tänada kliimaministeeriumi inimest, kes selgitustaatluse vastuse koostas, sest see oli nii kuradi asjalik, et mul tulid õnnepisarad võrreldes siis Tallinna Transpordiameti vastusega, mis oli nii kuradi ebapädev, et head tallinlased teadke, et peatselt on tulemas video, mille pealkiri saab olema midagi sellist nagu, et Tallinna Transpordiamet on täiesti ebapädev, sest ma olen väga kuri. Nad andsid ikka konkreetselt täiesti ebapädeva vastuse, aga jätan selle täna sinna paika. Läks siis nii, et tegin video kahe kuulsa inimese vahelisest kohtuvaidlusest, ütlesin seejuures kasko ja manifesteerisin endale kuradi peaaegu kasko juhtumi, ei soovita, väga tüütu oli. Ja siis vaidlesin teise poole kindlustusandja 3 ringi ja võitsin selle vaidluse tänu kliimaministeeriumile. Ei pidanud kohtusse minema, kuigi mul on endal kasko olemas, ma tõenäoliselt oleks lõpuks kaskosse läinud, aga minu jaoks oli asi põhimõttes. Aga sinna jõuame hiljem. Alustame nüüd sellest esimesest otsast. Kõigepealt ma räägin teile täna, mis siis juhtus pärast seda, kui ma olin avaldanud selle video Beša versus Maljukas, sest juhtus nii mõndagi huvitavat sotsiaalmeedias. Seejärel ma annan teile ühe soovituse seoses sellega, kuidas ennast aidata, kui teil on vaidlus kellegagi, mis puudutab mingisuguse seaduse sätte või mingi reegli, mingi õigusreegli tõlgendamist ja on vaidlus, et kuidas sellest tuleks aru saada, sellest mingist lausest, sõnast, fraasist kuskil seaduses, siis saab küsida vastava pädevusega ministeeriumilt, et kuule ministeerium, mida see tähendab siin seaduses, aga seal on väga oluline
kuidas seda neilt küsida, et teil sellest ka kasu oleks. Seda ma räägin teile siis pärast seda, kui oleme sellest Beša teemast ära rääkinud. Lisaks annan Tallinna kesklinna autojuhtidele ka praktilist infot seoses ühe konkreetse teelõiguga, mis tuleb välja, on siiski sõidutee, mitte juurdesõidutee. Seejärel video teises pooles, mis on tasulistele liikmetele ehk juurasõpradele, seal räägingi ära detailselt samm-sammult enda kindlustusjuhtumi loo, mis õnneks siiski päädis sellega, et ma olen 0% süüdi. Vedas mul, ei vedanud teisel juhil, sest ma saan aru, et tema jaoks oli see ka segane olukord ja tegelikult on süüdi kinnistu omanik, kes oleks pidanud liiklusmärgid siia paigaldama või siis Tallinna Transpordiamet, kes oleks pidanud avaliku tänava peale mingisuguse X-i maha joonistama või midagi. Emba-kumba, see selleks, lähme asja juurde. Mis juhtus pärast seda, kui ma olin avaldanud video Beša versus Mallukas? Juhtus see, et Halloweeni õhtul, kui mina esimest korda oma lapsega käisin ka kommi ja pommi harrastamas, kusjuures mega nunnu oli näha hullult palju kostüümides ägedaid tegelasi ja lapsi ja noori ja vanu ja kõiki tänavatel ja majad olid kohati nii ägedasti kaunistatud. Mina siis kogesin Halloweeni tänast silmas. Väga nunnu kogemus oli, mis oli vähem nunnu selle juures, oli see, et hakkasid tulema sõnumid, tegelikult veidi varem juba päeval hakkasid laekuma sõnumid kanalisõpradelt, et kas sa nägid? Beša lubas sind kohtusse kaevata. Ning mu siiras vastus oli, et ei, ma ei olnud seda näinud, sest ma reaalselt ei veeda Instagramis eriti aega väljaspool seda, et ma vastan teie kirjadele ja aegalt olen ka jäänud mingeid videosid vaatama. Üks öö jäin vaatama järjest mingeid kassi ja koera videosid, naersin nii, et pisarad olid silmadest väljas, kuniks vaatasin kommentaare ja sain aru, et need on kõik AI videod. Siis kuidagi ei olnud enam nii naljakas, aga ma reaalselt pool tundi järjest scrollisin mingi kuradi looma videosid, sest et algoritm ja jumala naljakas oli ja ma olin kaine. See oli hämmastavalt vabastav kogemus, see selleks. Ma ei näinud Beša story't ise, täitsa ausalt ma tõenäoliselt ei oskaks seda vaadatagi. Ma ei jälgi kedagi Instas, sest ma ei taha endale mingisugust huvitavat sisu sinna, mida tahaks jälgida. Aga õnneks teie saatsite mulle kuvatõmmiseid ja salvestusi tema seal videotest ja mis iganes ta postitas sinna story'sse. Kõige iroonilisem on kogu selle olukorra juures see, et samal päeval, vahetult enne kui need sõnumid hakkasid mulle laekuma, ma olin jõusaalis ja ma tõusin mingilt treeningpingilt püsti, vaatasin seal oma persevahe higilaiku. Jah, mina olen see inimene, kes korralikult puhastab kõiki seadmeid pärast nende kasutamist, sest mina olen see inimene, kellest jääb maha persevahe higijälg. Ja kui ma seda seal imetlesin enda raske töö tulemust, siis ma siiralt mõtlesin, et kurat, see kogu persevahe higi teema on nii nõme, nagu siiralt jätkuvalt on see minu arust nõme, et teeks sellest pilti ja ma tegingi ja mõtlesin, et tekitaks sotsiaalmeedias nagu sellise trellid, PVH trellid persevahe higi ja kutsuks üles teisi ka seda tegema, et see on see päris persevahe higi siin trennis. Nagu sellise positiivse üleskutsena, et lõpetaks nüüd teisi inimese pihta selliste väljendite kasutamine või midagi sellist. Jõuan koju, hakkan need sõnumid laekuma ja esimene asi, mida ma näen, on kuvatõmmis, kus Beša siis reageerib mu videole ja esimene lause on suurelt: sinuga näeme kohtus. Ok. Jõudu tööle. Pärast seda mul ei olnud enam tuju algatada sotsiaalmeedia kampaaniat moraalse toetuse avaldusena selle nõmeda väljendi vastu, aga kõikidele, kes on selle inimese fännid, ma siiralt soovitan teha keegi teist. Tehke see ära, mina hetkel ei ole nii positiivselt meelestatud Beša suhtes, et ma sooviks seda algatada, aga toetaks mõtetes ja üritaks mitte keskenduda konkreetsele indiviidile, vaid üleüldisele sõnumile. See selleks. Tagasi teema juurde. Ühesõnaga esimene lause, mis mulle siit vastu vaatas, oli sinuga näeme kohtus ja siis ta rõhutas. 3 kõks oli Pärtel poeg, mina ja Hanna. Okei. Ja siis kirjutas ta siin nimetada mind valetajaks. See on õigusvastane. Mul on kõik tõendid ja Volkswagen Motorsi eksperthinnang. Kogu tulu taas lastekodule, mitte ükski inimene ei valeta minu kohta. Ainult, et mina ei valetanud Beša kohta. Ma ei esitanud mitte ühtegi uut faktiväidet. Ma andsin hinnanguid ja üldiselt ma üritan oma videosid teha niimoodi, et hoida seda riski, et keegi mind edukalt võiks hageda minimaalsena. Ehk ma valin oma sõnu ja videosid kokku kleepides, lõikan ka tihti mingeid hetki välja, kus võib-olla risk suureneb asjatult. Ehk ma hakkasin mõtlema, et oot. Mina ei nimetanud teda otsesõnu valetajaks. Ma leidsin, et ma saan aru, miks Mallukas nimetas teda valetajaks. See lugu haiseb. Ehk selle loo pinnalt öelda, et ta on valetaja, täiesti põhjendatud. Aga okei, sama. Ütleme, et mina ka olen nõus, et selle info pinnalt, mis ma sain Malluka blogist ja seda ma seletan teile täna ka, mis oli, ma arvan, et ta valetaski seal olukorras ja see ei ole vale. Ehk kui Beša ütleb, et mina valetasin tema kohta, siis see väide on iseenesest vale. Ehk Beša valetas minu kohta, kui ta väitis, et mina valetasin tema kohta.
See on kuradi luuleline. Kui ma tahaks olla eriti nõme, ma võiks esitada nõudekirja Bešale. See on vale fakti väide, mida ta siin esitab. Mina ei ole tema kohta valetanud. Aga mina olen siiralt veendunud, et inimesed, kellel on arvestatav platvorm ja mina arvan, et minu 10 000 liitujat siin YouTube'is on jumala korralik platvorm Eesti kontekstis, elu sees ma ei läheks solvamise pärast kedagi hagema, totaalselt mõttetu. Mida mina soovitaks kõigil teistel teha, kellel on ka platvorm ja just need on ju need inimesed, kelle pihta neid solvanguid hoogsamalt pillutaks internetis, kasutage oma platvormi selleks, et nende solvangute vastu seista ja mina kasutan täna enda platvormi, et seista Beša valeväite vastu, just kui oleks mina tema pihta valetanud, sest kui ma olin näinud lõpuks neid videolõike, mida kanali sõbrad mulle saatsid sellest Beša story'st, ma kõik ei vaadanud, see oli mingi, ma ei tea, miljon juppi selle story'l. Ma ei tea, millest ma veel ilma jäin, aga kui ta hakkas seal nagu seletama mingit autoteemat, siis mul käis klõps ära, et oot, mulle tundub selle Beša story pinnalt, kus ta reageeris minu videole, mulle tundub, et ta ei saanud üldse aru, millest ma rääkisin seal videos, nagu täitsa siiralt. Mis oli minu video point? Beša versus Maljukas. Ma vaatasin seda hagi, mille Beša esitas Maljuka vastu ja siis kogu seda vaidluse kulgu, mis on dokumenteeritud Maljuka blogis. Ja üldjoontes ma leidsin, et see on kõik totakas maksumaksja ressursside raiskamine, aga mind huvitas ka asja sisu, et mis on need solvangud, mille pärast hagetakse ja mis on nende solvangute kontekst. Ja nii ma vaatasin, ma ei mäletaks 2 või 3 Maljuka blogi postitust, et lihtsalt aru saada, et mis oli solvang ja mis oli see kontekst, kus selline solvang suunati Beša pihta, et aru saada, et kas seal võis olla mingi selline seda õigustav kontekst ja see ei tähenda, et nüüd, kui ühes blogi postituses ütled kellegi kohta valetaja, et sealt ühes blogi postituses peabki kogu teie minevik olema välja kirjutatud ja et mujalt ei võiks konteksti juurde tekkida. Võib küll, lihtsalt mina ei tea nende inimeste ajalugu ja mul pole ajaliselt võimalik ja hingeliselt motivatsiooniga soovi kogu selle ajalooga tutvuda, ehk mina piirdusin ressursside optimaalse kasutamise eesmärgil konkreetsete blogipostitustega. Ja üks nendest blogipostitustest puudutaski ühte autoteemat, kindlustust, kaskokindlustust. See oli Maljuka blogi postitus kuupäevast 26. veebruar 2024 pealkirjaga Fast and Furious, Kristina ja Eesti esivaletaja seiklused. Ehk siin juba pealkirjas nimetab Maljukas Bešat esivaletajaks, esivaletaja, see on ilmselgelt utreering, sest ega seda mõõta ei saa statistiliselt, kes rohkem valetab, aga ta nimetas Bešat siis valetajaks ja see on nagu see solvang, mida siis Beša Maljukale siin ette heidab ja mina siis lugesin selle postituse läbi, et vaadata, kas siit postitusest kumab läbi, et mis alusel või mis ajendil Maljukas nii ütles, et kas seal on midagi valelikku, mis sellest postitusest välja tuleb ja minu järeldus oli jah. Minu järeldus oli jah, et siit näib küll olevat põhjust nimetada Bešat valetajaks. Ja seda väga lihtsal põhjusel ja tuginedes Beša enda e-kirjadele. Kusjuures nende e-kirjade, need e-kirjad on siin, eks ole, Maljuka blogis välja toodud, e-kirjade autentsuses mul polnud põhjust kahelda, sest see blogi postitus on ju osa Beša hagist Maljuka vastu ja selles hagis ta heidab Maljukale ette solvanguid, ebakohaseid väärtushinnanguid. Ta ei väitnud, et seal on mingid võltsitud e-kirjad, mis oleks sisuliselt vale faktiväide. Ehk ma võisin rahulikult eeldada, et need e-kirjad on autentsed. Ja kui nüüd sellest mingi jama tuleb, siis ma loodan, et Pärtel pojal on need e-kirjad veel alles. Aga ka täna ma eeldan, et need e-kirjad on autentsed. Ja mis sealt välja tuleb, on see, et 2023 aasta alguses oli mingi juhtum, kus Pärtel poeg Beša autoga tegi mingi sellise väikse kõksu, millest tekkisid mingi paar kriimu ja selle kahjustuse kohta, mis siis Pärtel poeg tekitas Beša autole, seda kirjeldas Beša toona ise nii, et Kristina takurdas mu auto vastu posti, nii et seal on 2 kriipsu peal. Ta on valmis kõik kinni maksma, ehkki seda 2 kriipsu tegelikult näha ei ole. Ehk need olid mingid mõttetud 2 kriipsu, mida Beša sõnul polnud näha, aga kahjustus on kahjustus. Ilmselgelt keegi ei vaidle selle üle, et kui sa sõbra autot kahjustad, sa peaksid selle kahju korvama, loogiline. Nüüd samal aastal veel kandis Pärtel poeg Bešale 60 eurot selle eest, sest pärast seda, kui Beša ähvardas mind kohtusse kaevata, siis lisas ka Pärtel poeg tausta juurde sellele loole oma Instas, mille eest mina olen tänulik, sest see kinnitab veel, kuivõrd kahtlane kogu see lugu on. Aga Pärtel poeg tegi ka mingi postituse, millest mul on ka kuvatõmmis siin, kus ta näitas, et tema kandis märtsis 23 siis üle 60 eurot Bešale seoses selle sama kõksuga ja kusjuures siit kuvatõmmisest on näha tema vestlus Bešaga seoses selle 2 kriipsuga ja siin kirjutab Beša talle, et hei, kuule, suvase change'i kokkuleppe, ma suhtlesin Rivoga Viljandist, nad teevad ilmselt niisama tasuta korda, lihtsalt Tallinn-Viljandi Tallinn-Pena või 1% tõenäosus, et midagi peab juurde maksma. 60 eurot võid siis näiteks Revoluuti teha. Ehk see 60 eurot, ma eeldan siin, ongi see bensiini kuluraha, millele Beša viitas, et lihtsalt maksa kinni mu pena kulu, et ma sõidan Viljandisse remonti ja tehakse korda. Ja siis kannab Pärtel poeg talle 60 euri. See on 2023 esimene pool. Nüüd läheb
aasta aega mööda. Aasta aega läheb mööda. Nüüd on veebruar 2024 ja veebruarist 2024 Maljuka postituse järgi pidi see olema 25 veebruar, aga ütleme veebruari teine pool 2024, aasta on möödas. Ja Beša kirjutab nii. Tere! Kas oled valmis maksma kindlustuse omavastutuse 300 eurot minu auto parandamise eest? Sa tead mu kontonumbrit. Palun, ärme kaasa kolmandaid osapooli. Mul on väga kahju ja ma soovin, et ma ei peaks küsima ja ma tean, et see oli nii tõbe ja nõme õnnetus. Ma luban, et kui kannad selle omavastutuse, siis ma olen elu lõpuni vait, et it ever happened. Hakkan autot müüma. Auto on juba Viljandis remondis ja pean kõik vead korda tegema. Ja selle peale ütlesin mina eelmises videos ja ütlen ka täna, et kui siin kirjas 2024 veebruar kirjutab Beša Pärtelpojale, et maksa kinni kindlustuse omavastutus, siis see ei saa olla Pärtelpojaga seotud kaskojuhtum, sest Pärtelpoeg põhjustas need 2 kriipsu aasta tagasi ja sa ei saa aasta hiljem sellega seoses minna kaskosse, et kuulge, tuleb korda teha. Ei saa. Kindlustusandjale tuleb viivitamata anda teada kindlustusjuhtumist. See ei tähenda alati koheselt ja sekundi pealt, seal on igasuguseid nüansse, aga nii printsiibis aasta hiljem sa küll ei saa kaskojuhtumit algatada mingi väikse kõksu osas. Ei saa, aasta hiljem on liiga hilja. Ehk siin e-kirjas ta küsib Pärtelpojalt kindlustuse omavastutust 300 eurot ja veel kordab e-kirja teises pooles, kui sa kannad selle omavastutuse, ehk ta räägib kaskost. Ja loogiline oleks, et ta ei küsi ju Pärtelpojalt kellegi teise õnnetusjuhtumi kasko omavastutuse kindlustust, sest miks ta peaks. Aga see ei saa olla Pärtelpoja juhtum, sest see oli liiga ammu tagasi. Ja nüüd selle sama Maljuka blogi postituse teises otsas on Beša mingi järgmine e-kiri, kus ta ka ise ütleb, et see Pärtelpoja asi ei lähe kasko alla. Ta sõna otseses mõttes kirjutab Pärtelpojale, ma ei pane seda enda kasko alla, sest mina ei põhjustanud neid kriipse. Ja siis ta ütleb veel siin, et esialgsel hinnangul öeldi mulle, et siin õnnetus läheb maksma 200 kuni 400 euro väärtuses. Ehk paneme nüüd pildi kokku. 2023 ma ei tea, millal täpselt, aga millalgi alguses ju siis teeb Pärtelpoeg mingisuguse minimaalse põksu Beša autoga. Selle tulemusel tekib 2 kriimu, mille kohta Beša ise ütleb, et neid põhimõtteliselt pole näha. Arutavad omavahel, siis on siin Pärtelpoja poolt Instas avaldatud kuvatõmmisest näha, et Beša ütles, et on ainult 1% tõenäosus, et peab juurde maksma mulle lihtsalt see penaraha ja Viljandi tüübid arvasid, et teevad vast tasuta korda. Pärtelpoeg kannab penaraha ära. Nüüd siin saaks vaielda selle üle, kas Beša nõue Pärtelpoja vastu lõppes ära, sest ta ütles küll, et 1% tõenäosus, et midagi peab juurde maksma. Ehk siin võib vaielda, et no ja ta jättis nagu akna lahti. Aga aasta aega hiljem tulla seda nõudma, ütleksin mina on heausu põhimõttega vastuolus. Ehk pigem ma ütleks, et nüüd aasta hiljem 2024 veebruar oleks Pärtelpoeg võinud Beša saata sügavale karuperse. Kahjuks ta ei teinud seda. Oleks võinud. Aga pange ka tähele seda, et kui siin sõnumites ütleb Beša, et ei need Viljandi poisid arvasid, teevad niisama korda, siis hiljem e-kirjas aasta hiljem ütleb, et läheb vast 200 kuni 400 ja tegelikult ta nõuab kokku 360. Sest 60 ju maksis Pärtelpoeg juba ära, 300 nõudis nüüd Beša otsa ja seda olukorras, kus ta oli ise öelnud, et piisab penarahast. Ja okei, 1% tõenäosus, et peab midagi juurde maksma. Nii, aga jõudsin siis mina oma videos järeldusele, et fakt, et Beša nõudis veebruaris 2024 Pärtelpojalt kindlustuse omavastutust 300 eurot mingisuguse 2 kriipsu eest, mis oli põhjustatud enam kui aasta tagasi või umbes aasta, ma ei tea täpseid kuupäevi, aga 2023 algus sai olla see hetk kõige varem, siis see tähendab, et mingi vale seal on, sest see ei saa olla Pärtelpoja kaskojuhtum. See ei saanud olla. Miks küsis Beša Pärtelpojalt kasko omavastutust 3 sotti? See oli see, mida ma ütlesin oma videos. Ja selle juurde ma jään. Kui just ei tule välja, et see e-kiri on võltsitud, mis juhul ma olen vabalt valmis vabandama 20 korda, aga mul ei ole põhjust üldse eeldada, et see e-kiri võiks olla võltsitud, sest nagu öeldud, siis kogu see blogi postitus on osa Beša hagi esemest Maljuka vastu. Kui need e-kirjad oleksid võltsitud, siis mina võin küll mõistlikult eeldada, et seda oleks ka seal hagis juba välja toodud. Seda ei olnud. Ehk mina rahulikult eeldan edasi, et need e-kirjad on autentsed, mis juhul ma jään selle väite juurde, et nende e-kirjade pinnalt on põhjendatud nimetada Bešat valetajaks. Ja mina ei esitanud siin mingit uut infot Beša enda kohta, ehk Beša väide, et mina valetasin tema kohta, on vale. Nüüd kogu selle loo muudab veel mõnevõrra naljakamaks see, et oma reaktsioonist ta rõhutas muuhulgas, et 3 kõks oli Pärtelpoeg, mina ehk Beša ja Hanna, mis on huvitav, sest mina enda eelmise video tegemise ajal veel ei teadnud, kas Bešal endal ka oli mingi kõks. Vist mingi video oli seal e-kirjades, aga ma ei keskendunud sellele. Minu ainus küsimus oli, et kelle kuradi kaskojuhtumi omavastutust ta Pärtelpojalt nõudis. Nüüd teine on see Hanna. Selle looga mina kursis ei ole, seda lugu ma ei käsitlenud enda videos. Ometigi Beša reaktsioon sotsiaalmeedias jättis mulje, et tema nagu arvas, et ma käsitlesin seda. Ja selle auto teemaga reaalselt, mul ei ole aega, ma ei viitsi ennast emotsionaalselt sinna siduda.
kui ma olen selle hagi kohtusse andnud, see ongi praegu menetluse all, aga selle auto teemaga nagu, kui sa ei tea fakte, siis ära ava suud. Ma ei teagi ja ma ei rääkinudki. Lihtsalt see naine, kes ise tegelikult ma usun, et ta eesmärk, muidugi tähelepanu saada. Tähelepanu saada. Jah, loomulikult, kuidas sa muidu käitad YouTube'i kanalit ilma tähelepanuta, mis on kuradi naljakas, et Beša seda ütleb, sest nagu selles olukorras tere pada, ma olen kõigest katel. Nagu minu teada tema veel mingi kulisside taga juristiteenust kuskil, ma väga loodan, ei osuta, ehk ma eeldan, et tema siiski elatub sellest kuulsusest tulenevatest võimalustest. Ehk nagu selline inimene tuleb kellegagi plõksima, et sa tahad mingit tähelepanu ja sa ka ilmselgelt, et nagu milles probleem, nagu öeldud, interneti ökosüsteem. Tegelikult ma usun, et ta eesmärk, muidugi tähelepanu saada, on ikkagi rahvast harida ja see, et tema arvamus on umbes see, et iga solvangi peaks maksma nagu tore, palju õnne sulle su arvamuse pärast. Sellele ma juba tegin clapbacki, et see ei ole ainult minu arvamus, see on Riigikohtu praktika aastast 2024, mis ütleb väga selgelt, et ei pea saama kahjuhüvitist iga kuradi solvangu eest kuskil internetis või ajakirjanduses. Aga selle auto teemaga nagu, kui sa ei tea fakte, siis ära ava suud. Ma ei teagi fakte ja ma ei avanudki sel teemal suud. Nagu millest sa räägid? Mitte minu videost, see on kindel. Sest et see lihtsalt toobki kaasa selle, et sa paned õigusvastase hinnangu mulle, et ma olen valetaja, kui ma ei ole seda. Ma ei tea, Beša, miks sa kirjutasid 2024 veebruaris Pärtel pojale, et maksa mulle 3 sotti oma vastutuse eest? Kelle kaskojuhtumi 3 sotti sa talt nõudsid? Jällegi ma pakun sama võimaluse, kui ta vabandab. Palun vabandust, et sa mu videost aru ei saanud. Ma saadan talle kõik screenid, et ta lihtsalt ei jagaks ise valeinfot, sest ma ei ole valetanud. Mitte reaalselt kordagi. Taaskord. Kui sa ei ole valetanud, siis miks sa Pärtel pojalt veebruaris 2024 3 sotti kindlustuse oma vastutust küsisid? Taaskord 3 kõksu, nagu ta ise ütleb. Pärtel poeg, tema ja Hanna. Nii, Pärtel poeg on mängust väljas. See ei saanud olla tema kaskojuhtum, see on selge. Hanna osas. Hanna-Greta, tema advokaat, üritab kohtule selgeks teha, et see kõik on oma vastutus. See ei peaks minema oma vastutuse alla. See ei ole oma vastutus. Ja kes iganes tahab suruda, et on oma vastutus, teie siis vastutage oma vastutusega, ma ei tea. Ei, aitäh. Ei soovi vastutada, sellepärast, et mina ei ole öelnud mitte midagi seoses Beša ja tema OÜ ja tema mingisuguse endise sõbranna ja või manager'i Hannaga seotud kaskojuhtumi kohta. Ja miks ma peakski ütlema, et kui su sõber teeb su autole kõksu, et sa pead kaskosse minema? Ei pea kusjuures. Inimene, kes on kindlustatud, olgu kas su vara on kindlustatud või oled ise kindlustatud ja siis keegi tekitab sulle kahju, sul on valida, kas sa nõuad kahju sisse selle tekitajalt või sa pöördud oma kindlustusandja poole. Reeglina inimesed pöörduvad kindlustusandja poole sellepärast, et see on lihtsam. See ei tähenda, et see asi sealt ära lõpeb. Ega kindlustusandjad lihtsalt kõiki neid summasid ise alla ei neela. Kui sina lähed oma kindlustusandja juurde, siis nendele lähevad üle kõik sinu nõuded, mis sul oleks võinud olla kahju tekitaja vastu. Ja reeglina kindlustusandja üritab sealt oma raha tagasi saada. Mulle tundub, et inimesed üldse ei saa aru, kuidas kindlustus töötab. Mul oli endal ka kogemus üürikorteriga. Mul on Tartus väike üürikorter ja kui ma otsisin viimati sinna üürnikke, siis kurat nii palju imelikke inimesi sattus mulle jutule. Üks helistab ja räägib pikad jutud maha ja küsib üle, kas kasse võib võtta ja igast asju küsib üle ja lõpuks küsib, et kas see on okei, kui ma 4 kuu pärast alles sisse kolin? 4 kuu pärast? Okei, kui sa maksad kommunaale selle aja jooksul korteri eest, siis ma võiks isegi vastu tulla. Ei, kommunaale ma küll ei taha maksta selle eest. Okei, kas sa eeldad, et ma võtan miinust sisse 4 kuud, et sind oodata või nagu? Miks me nii pikalt rääkisime enne, kui sa ütlesid, et sa tahad alles 4 kuu pärast sisse kolida? Ja siis on mingid inimesed, kes e-kirjadel küsisid igast asju, lõpuks ütlesid, et tegelikult me oleks ikka väga lühiajalised. Mingi 2-3 kuud oleks sees elanud ja hullult küsisid kindlustuse kohta. Kõigepealt nad küsisid minu käest, et kas korteril on olemas kindlustus. Mina vastasin, et jah, kuid see ei tohiks kuidagi üürnikku puudutada. Nemad vastasid, et sooviksime siiski teada korteri kindlustuse olemasolu kohta, kuna kui korteriga midagi juhtub, jääb kahju meie kanda. Mis mõttes? Mina siis vastasin neile, et
Teil tundub olevat vale ettekujutus sellest, kuidas kindlustus toimib. Kui üürnik kahju ei tekita, siis pole tal millegi eest vastutada. Kui üürnik tekitab kahju, siis ta vastutab sõltumata kindlustus olemasolust. Kindlustus korbab kahju korteri omanikule kui kindlustusvõtjale ja nõuab selle kulu siis üürnikult kui kahju tekitajalt sisse. Nagu see, et kindlustus neid kaitseks, eeldaks, et see kuradi üürnik on endale võtnud kindlustuse, vastutuskindlustuse enda poolt tekitatud kahju eest. Ega mina üürnikule kindlustust ei võta. Ma ei maksa selle eest, et üürnik ei peaks rahaliselt vastutama, kui ta kahju tekitab, nagu mida perset. Ei, mistõttu ka kogu see Beša ja tema OÜ ja tema selle manager'i kaasusest pole minu teema, ei huvita ja loogiliselt ei pea olema kaskojuhtum, sest kui sa lähed oma kindlustusandja juurde, kindlustus maksab sulle kahju kinni, siis sinu kindlustusrisk suureneb. Kaskomaksed lähevad selle võrra, mis iganes arvutuste tulemusel kallimaks, sest mida rohkem sa kõkse teed, mida rohkem kindlustus peab maksma sinu eest, seda kallimaks see kõik läheb. Ehk täiesti arusaadav on, et inimene ei taha minna kaskosse, isegi kui ta saaks. Seal olid vist veel mingid nuansid, et OÜ auto ja kas tohtis keegi teine sõita. Ma ei ole kursis, mind ei huvita. Mina lihtsalt rõhutan teile seda, et mina pole tolle vaidluse kohta seni midagi öelnud. Praegu nii palju ütlesin, et jah, ma ei läheks ka niisama kaskosse, seda ma teile ka täna räägin enda näite näol. Ma oleks saanud ka enda kõksu puhul minna kaskosse lihtsalt. Asi oleks läbi olnud, 3 sotti oma vastutust, mured läinud. Aga ma olin veendunud, et mul on õigus ja ma vaidlesin edasi, et ma ei peaks kaskosse minema just nimelt muuhulgas sellepärast, mitte lihtsalt oma vastutus. 3 sotiga saab hakkama, aga just see, et see läheb ju kirja minu juhtumina, minu kindlustusrisk suureneb, minu järgmine makse on selle võrra suurem, et kindlustusandja nüüd vaatab, et kurat, see näe siin ikkagi, tema eest pidime hüvitama, nüüd tuleb mingisugune natuke nõksu võrra kallim makse. Aga see selleks, ma lubasin teile ka praktilist infot ja soovituse, ühe soovituse. Esiteks, üldine eluline teadmine teile, et kui teil on mingi õigusvaidlus või mingi vaidlus, kus on küsimuse all, et mida mingi reegel kuskil seaduses või määruses tähendab, siis teil on võimalik esitada selgitustaotlus vastava valdkonna ministeeriumile. Ja vahel ei ole üldse ilmselge, milline ministeerium see on. Näiteks mul polnud õrna aimugi, et liiklusseaduse kohta tuleb küsida kliimaministeeriumilt. Püha müristus. Kuidas see loogiline on? Aga ju siis on. Mina sain selle info PPA-lt, kui ma kõigepealt neile selgitustaotluse tegin. Ehk esimene samm on uurida välja, kuhu ministeeriumisse pöörduda. Selleks piisab ka neile helistamisest. Mina helistasin igaks juhuks kliimaministeeriumi. Mõtlesin, et äkki keegi PPA-st oli purjus, et mis kuradi mõttes kliimaministeeriumilt küsima peab. Helistasin, väga meeldiv naisterahvas oli telefoni otsas ja ütles, et jah, see tõepoolest on nende teema. Kliimaministeerium tegeleb liiklusseadusega. Ja oluline on see, et kui te siis pöördute ministeeriumi poole selgitustaatlusega, neilt ei tohi küsida enda juhtumi kohta. Nad ei ole kohus, nad ei rakenda reegleid teie juhtumile, nad ei anna hinnangut teie juhtumile. Hästi oluline on, et te mõtleks välja ja kui on vaja siis juristi või lihtsalt asjaliku loogilise sõbra abiga, et kuidas sõnastada küsimused ministeeriumile nii, et te saaksite potentsiaalselt sellised vastused, mis aitavad teil oma vaidlust võita. See on täpselt see, mida mina tegin, kui ma esitasin kliimaministeeriumile selgitustaotluse, ma esitasin kas 6 või 7 erinevat küsimust sama asja kohta, erineva nurgalt, abstraktselt. Ma ei maininud mitte kordagi enda juhtumit, ma ei maininud ei linnaosa, rääkimata konkreetsest teelõigust, mitte midagi ei maininud enda juhtumi kohta, sest kui sa mainid enda juhtumit ja kuidagi suunad küsimuse konkreetse juhtumi kohta, ma olen seda viga enne teinud teistel teemadel uurides teatud küsimusi ja siis on tulemus see, et nad ütlevad teile, et me ei anna hinnangut teie olukorrale, et me ei mõista õigust, me pole kohus ja siis te ei saa sealt midagi. Siis võib uuesti proovida loomulikult, aga et mitte asjatult aega raisata, algusest peale tuleb, küsimused peavad olema abstraktsed ja ma nüüd video teises pooles juurasõpradele ka siis konkreetselt loen ette need küsimused, mis mina püstitasin ja ma panen selle kliimaministeeriumi vastused, tegelikult ma panen ka enda selle, miks ka mitte, ma panen ka enda selgitustaotluse üles enda blogisse www.tavakodanikustnaisterahvas.ee. Ma panen nii enda kirja ministeeriumile kui ka nende vastuse sinna ülesse ja siis näete, kuidas mina oma küsimused formuleerisin ja kuidas nemad nendele vastasid ja selle tulemusel siis mina võitsin oma vaidluse vastaspoole liikluskindlustuse andjaga. Nüüd minnes hästi konkreetseks siin lõpus veel, siis head Tallinna autojuhid, kes kesklinnas liiklevad, võtke teadmiseks, et teelõik Vektori hoone taga, see on Pärnu maantee ääres, PPA maja kõrval, Vektori hoone tagant läheb teelõik, mis viib Kohila tänavast Saku tänavasse ja vastupidi ja muuhulgas pääseb selle tänava kaudu ka Vektori maja parkimismaja. Ja seda on nimetatud detailplaneeringus juurdepääsuteeks, aga see ei tähenda, et see oleks juurde sõidutee liiklusseaduse mõttes. Ja see on oluline sellepärast, et
Juurdesõiduteelt väljasõitja peab andma teed sõiduteel liiklevatele ja ka ristuval kõnni- ja jalgrattateel liiklevatele teistele liiklejatele. Kui see ei ole juurdesõidutee ja vektori taga, see ei ole juurdesõidutee, see on lihtsalt sõidutee. Kui see on sõidutee, siis sul tekib sealt samaliigiliste teede ristmik, see oli samatasandiliste või samaliigiliste, mida iganes samaliigiliste teede ristmik ja seal kehtib parema käe reegel, sest Saku tänava Pärnu maantee poolses otsas on parema käe alamärk. Nii et seal on ristmik ja seal kehtib parema käe reegel. Ja ma vaidlesin seda vaidlust põhimõtteliselt lõpuni sellepärast, et sel päeval, kui mul see kõks toimus, ma läksin sinna tagasi ja tegin pilte ja videosid sellest kohast ja napilt oleks täpselt sama õnnetus juhtunud, sest need, kes tulevad sealt mööda Saku tänavat Pärnu maantee poolt, kipuvad kihutama, kuigi seal on 30 ala ja seal ei ole hea nähtavus ja nad ei ole arvestanud sellega, et seal on uus sõidutee tekkinud. Tallinna Transpordiamet võiks sinna suure X-i maha maalida, aga okei, detailsemalt räägin juba juurasõpradele video teises pooles, kes seda soovib kuulda, on teretulnud selle kanaliga liituma kas siin YouTube'is juurasõprade tasandil või veebilehel plurvei.com/tavakodanik, kus saab alati kogu sisu kätte täiesti reklaamivabalt hinnaga 5 € kuus pluss käibekas. Või kui sind huvitab ainult see teema ja mitte miski muu kui see teema, siis on ka võimalik see video sealt üksikostuna soetada. Kõigile teistele ka suur aitäh kuulamast, vaatamast ja järgmise korrani.